3 sõpra Prostokvašinost. Stsenaariumi autor Uspenski, režissöör Popov. Helilooja Krõlatov, kunstnik lavastajad Jerekalov ja Hatšatrian. Operaator Rassulov. Dubleerinud filmistuudio Tallinn Film. Tõlkija Valeria Viljandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Herman Vattel, toimetaja Luule Žaurnok. Näitlejad Reet Rootare, Rita Raave, Ellu Puudist, Jüri Krjukov, Tõnu Mikiver, Hans Kaldoja, Olav Paesüld ja Ain Jürisson. Onu Fjodor, sa sööd võileiba valesti. Sul on vorstiga pool üleval, aga vorst tuleb keele peale panna. Sedasi on hoopis maitsvam. Kus sa seda tead, et mind onu Fjodoriks hüütakse? Ma tean meie majas kõik. Ma elan Pööningul, sealt paistab kõik kätte. Mu nimi on Kõuts Matroskin, see on perekonna nimi. Praegu mul Pööningul remont ja mul pole kuskil elada. Onu Fjodor, ütle parem, kas sul ainult üks vale võileib oligi? Kodus on veel. Tahad meile elama tulla? Su ema ajab mu minema. Ei ta aja ühtegi. Võib-olla isa astub sinu kaitseks välja. Küllap onu Fjodor on mõne kõutsi kaasa toonud. Ja mis sellest? Ega üks kass meid ei sega? Võib-olla sind ei sega, aga mind jälle segab. Mõtle ometi ise, mis kasu sellest kassist on. Miks just nimelt kasu peab olema? Ütle näiteks, mis kasu on sellest pildist seinal? Sellest pildist on üpris palju kasu. Pildi tagant ei paista katkine tapeet välja. Aga kass? Kass on samuti kasulik. Ta hakkab iiri püüdma. Meil pole ju iiri. Siis muretseme. Noh, kui see kass sulle nii tähtis on, ole lahke ja vali. Tema või mina? No. Ma valin siiski sinu. Sind ma tunnen juba ammu. Seda kassi aga näen esimest korda. Kallid vanemad, isa ja ema. Ma armastan teid küll väga, aga ma armastan ka loomi. Eriti kõiksugu kaste. Ja, teie aga ei luba mul neid pidada. Sellepärast sõidan ma päriselt ära maale elama. Teie poeg, onu Fjodor. Ja kass. Prostokvašino. Tere! Võtke mind ka enda juurde. Ma valvan kõike, mis teil on. Või veel. Meil pole endalgi eluaset. Tule aasta pärast, kui meil on majapidamine sisse seatud. Matroskin, pea õige suu. Heast koerast pole kellelgi kunagi tüli olnud. Uurime parem järele, kas külas leidub mõni tühi maja. Ja on. Ma näitan teile ühte maja, seal ei ela keegi. Pererahvas elab teisel pool jõge. Kas seal ahi on? Oi, pool kööki täis. Noh, kas võtate mind enda juurde? Või pean ma tulema aasta pärast? Tule kohe. Koos on lõbusam. Mis su nimi on? Šarik. Tavaline krants, mitte mõni tõukoer. Minu nimi on onu Fjodor. Kõuts on Matroskin. See on mu perekonna nimi. Väga rõõmustav. Vaba maja. Elagi, kes tahab.
terviseks. aitäh. Kelle poiss sa oled? Kus sa meie külla sattusid? Ma pole kellegi oma, ma olen lihtsalt poiss, iseenda oma. Ma tulin siia linnast. Nii ei saa olla, et lapsed on lihtsalt lapsed. Lapsed on alati kellegi omad. Miks siis sedasi olla ei saa? Mina olen näiteks coach, lihtsalt iseenda coach. Ja mina enda koer. Aga muuseas, miks see teid huvitab? Ega te juhuslikult miilitsast ei ole? Ei, ma pole miilitsast. Olen sidest. Kohalik kirjakandja. Tetškin. Ma pean seepärast kõike teadma, et posti kätte tuua. Muide, mis väljaandeid te tellite? mina tellin endale Mursilka. Mina midagi jahialast. Mina ei telli midagi. Mina hakkan kokku hoidma. Mis elus on ilma piimata ja ilma piimata? Nii võib äragi surra. Peaksime lehma võtma. peaksime, kuid raha pole. Kui laenaksime naabritelt. Millega me tasume? Võlg tahab maksmist. Võla tasume piimaga. Kui me piima ära anname, milleks meil siis lehm on? Siis peame midagi ära müüma, Mida? mida meil vaja pole. Selleks, et ebavajalik ära müüa, tuleb see ebavajalik kõigepealt osta, aga raha meil pole. Kuule, Saarik, müüme sinu maha. Mismoodi? Minu? Me ei müü kedagi. Läheme Aaret otsima. Urää! Mis see Aare on? Kuidas ma ise Aarde peale ei tulnud? Nüüd ostame lehma ja juurviljaaias pole vaja ka töötada. Võime kõike turult osta. Ja poest samuti. Liha on näiteks parem poest osta. Mispärast? Seal on rohkem konti. Aare! Anna siia! Anna siia! Mis sul öeldi? Anna siia! Jäi lõksu! See hakipoeg varastas mu olümpiarubla ära. Lind tuleb anda polikliinikule katsete jaoks. Ei tohi polikliinikule anda. Ravime ta terveks ja õpetame rääkima. Mida te sellest kirstust tassite? Me käisime sellega seenel, on selge. Selge muidugi. Mis seal segas saab olla? Ime, et nad veel kohvriga ei käinud. sinu süü. Midagi sa talle ei keelanud, poiss nüüd teebki, mis tahab. Ta lihtsalt armastab loomi. Lahkus koos kassiga. Kodus peavad ikka koerad ja kassid olema. Terve kari sõpru samuti. Ja peitus ning kõiksugu muud mängud. Siis lapsed enam kodust ära ei kao. Siis hakkavad vanemad kaduma. Mina väisin ilma seletagi töö juures nii ära, jaksa nädalaivu televiisoritki vaadata. Ja üldse ära aja mulle seda lolli juttu. Ütle parem, kuidas poiss üles leida. Ja vist lehes kuulutama, et on kadunud poiss, hüütakse onu Fjodoriks, 1,20 m pikk. Kui keegi näeb, las teatab meile. Oi, ilma asjata me teda toidame. Las toob natuke kasu. No, ütle, kes on? Kes on? No ütle, kes on, kes on, kes on? Pöi, kas sul pole midagi teha? Õpeta talle parem mõni laul selgeks või tuubiluuletust. Laulda ma oskan isegi. Ainult, et sellest pole kasu. Aga missugust kasu toob sinu, kes on? No niisugust. Missugust? Kui meid pole kodus ja võõras inimene koputab uksele, küsib hakipoeg, kes on. Võõras inimene arvab, et meil on keegi kodus, ega proovige meilt midagi varastada. Said aru? kes on? Kes on? Hurraa! Läks
käima! Kes on? Mina, kirjakandja Petskin. Ma teen kuulutuse teie poisi kohta. Kes on? Mina, kirjakandja Petskin. Ma teen kuulutuse teie poisi kohta. Kes on? Ei keegi! Mina, kirjakandja Petskin, teen kuulutuse teie poisi kohta. Kes on? 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 Minä, kirjakandja Petskin, tein kuulutuse teie poisi kohta. Kadunud poiss, sinised silmad, 1,20 m pikk. Vanemad otsivad teda. Leidjale vaeva tasuks jalgratas. Ära muretse, onu Fjodor. Kas neid poisse vähe on? Võib-olla polegi. Aga igaühest jalgratast ei anta. Ma mõõdan otse kohe ära, kui pikk teie poiss on. kallis isa ja ema, ma elan hästi, isegi toredasti. Mul on kõik olemas. Oi! Kallis isa ja ema, ma elan hästi, isegi toredasti. Mul on kõik olemas. On oma maja, kus on tuba ja köök. Maja on soe. Ma tunnen teie järgi igatsust, eriti õhtuti. Aga tervis on mul kaunis kehv. Käpad valutavad ja saba nagu polekski. Nüüd hakkas mul karvavahetus. Vana kasukas pudeneb, et ära tuppa minegi. Seest uus kasvab puhas ja siidine. Need karvastik on suuresti tihenenud. Nägemiseni, teie poeg, onu Šarik. Mis asi tal tihenenud on? Karvastik. Nüüd võib ta talvel lumes magada. Ma ei saa millestki aru. Kas me oleme hulluks läinud või on meil ka karvastik tihenenud? Ja me võime lumes magada. Kui oleksime hulluks läinud, siis mitte korraga. Hulluks minnakse ükshaaval. Ainult grippi põevad kõik korraga. Tere! Olen kirjakandja Petskin Prostokvassino külast. Kas teie annate poisikeste vastu jalgrattaid? See on sinu süü, et onu Fjodor haigeks jäi. Mispärast just minu? Mispärast? Aga sina ju jootsid talle külma piima. Ise kiitlesid veel, et vaata, missugust külma piima minu lehm annab. Külmkappi pole osta vajagi. Kes on? Omad. Sellise ilmaga istuvad omad kodus televiisori ees. Ainult võõrad sebivad ringi. Me just lahti ei tee. Avage! Minu ema ja isa jõudsid pärale. Vaadake, mis nad teie lapsega on teinud.
Nad tuleb viivitamatult polikliinikule katsete jaoks anda. Kus teil Vaarika moos on? Siinsamas, palun võtke. Oi, ma ei teadnudki, et kassid võivad nii targad olla. Ma mõtlesin, et nad oskavad ainult puu otsas kräunuda. Või veel. Mina oskan veel tikkimistööd ja masinaga õmmelda. Tee, mis tahad, pojake, kuid meie viime su linna. Sa vajad hoolitsust. Kui sa tahad kassi kaasa võtta või Šariku või mõne teise, siis võta. Meie keelama ei hakka. no Matroskin, kas tuled kaasa? Tuleksin, kui üksi oleksin. Aga mul on lehm, majapidamine, talvevarud. Kuid sina, Šarik? Me jääme siia. Tule sina kooli vaheajal meid vaatama. Ja pühapäevaks küll. Oodake! Võtke kaasa, ta hakkab teid lõbustama. Kes see veel on? Mina, kirjakandja Petškin, tõin teile värske mursilka. Oi, kui rumal lugu. Me unustasime Petškini ära. Ongi õige. Ta on paha. Vabandage, miks ma paha olin? Sellepärast, et mul ei olnud jalgratast. Aga nüüd ma hakkan lahkemaks muutuma. Soetan endale ka mingi loomakese. Et oleks seltsim. Tuled töölt koju. Ta ootab sind ja teeb sulle rõõmu. Tulge meile külla Prostokvašinosse.